Pane hetkeks oma silmad kinni ja mõtle ühe punase auto peale. Oled sa valmis? Hoia nüüd seda tekkinud kujutluspilti meeles. Millist autot sa nägid? Kas midagi sellist, hoopis sellist või kujutasid sa punast autot ette hoopis sellisena? Sellele küsimusele ei ole ühte õiget vastust. Vastupidi, inimeste seosed esitatud sõnadega ongi paratamatult erinevad. See näide iseloomustab üht väga sagedast suhtlustõket, sõnadele erineva tähenduse omistamine. Neid suhtlustõkkeid on veelgi. Ilmselt kõige tuttavamad on meile välised suhtlustõkked. Näiteks on meil raske aru saada sõbra mõtetest, kui ta asub telefoniga vesteldes kuskil kehvas levis või kõva taustamüraga kohas. Selliseid suhtlustõkkeid märkame kiiresti ja oskame neid kõrvaldada. Näiteks ütleme sõbrale, et helista siis, kui ta on koju jõudnud. Punase auto näites toodud suhtlustõke on sisemine, kuna see lähtub inimese mõtteprotsessidest. Neid sisemisi suhtlustõkkeid on sageli raskem tuvastada ja kõrvaldada. Kuid milles sellised suhtlustõkked seisnevad? Punase auto näite puhul on erinevad arusaamad, mis on tingitud keelest. Lähtuvalt inimese kogemusest ning varasematest teadmistest ei pruugi nad kõikidest sõnadest samamoodi aru saada. Niisiis võib punane auto tähendada ühe jaoks üht, teise jaoks teist. Olukorda saab võrdlemisi kiiresti lahendada. Näiteks öelda, et tegu on punase tuletõrje autoga Volvo FL 614. Aga hoopis keerulisem on see olukord siis, kui rääkida näiteks õiglastest karistustest või kasulikest lahendustest. Need mõtted on sisult veelgi mitmeti mõistetavamad. Tavapäraseks suhtlustõkkeks on ka vaistliku mõtlemise kasutamine ratsionaalse mõtlemise asemel. Mõtle näiteks sellele, kuidas sina täna kooli jõudsid. Ilmselt võtsid tee peal vastu terve hulga otsuseid, millele sa eriti pikalt just ei mõelnud. Näiteks liiklesid mööda tavapärast marsruuti, valisid hommikusöögi selle põhjal, mis hetkel tundus kõige maitsvam või kiirem. Igati arusaadav. Ratsionaalne mõtlemine nõuab palju energiat ja seetõttu teemegi palju otsuseid just vaistlikult. Keerulisemates suhtlus- või otsustusolukordades tasub aga kasutada ratsionaalset mõtlemist, mille puhul analüüsime erinevaid tahke, et teha siis kaalutletud valik. Sellistes olukordades võib abiks olla näiteks see, kui üritame oma suhtluspartneri ratsionaalset mõtlemist käivitada. Seda saab hästi teha, küsides lahendusi probleemidele või esitada muid avatud küsimusi, mis algavad näiteks sõnadega miks või siis kuidas. Vahel võivad argumenteeritud suhtlust takistada ka kuulaja tugevad emotsioonid. Näiteks viha, kurbus. Nende esinemisel tuleks esmalt anda suhtluspartnerile võimalus, et ta saaks oma mõtteid väljendada. Sealjuures neid ise rahulikult kuulates. See aitab vähendada suhtluspartneri hirmu, et teda ignoreeritakse ning võimaldab tema emotsioonide põhjustest aru saada. Miks sellest kõigest üldse rääkida? Suhtlustõkked on peamiseks takistuseks argumenteeritud suhtlusele, kuna need ei võimalda keskenduda mõtete põhjendamisele. Selle asemel takerdub suhtlus ühe või teise selle tõkke taha. Seega on suhtlustõkete ületamine vajalik, et kasutada oma suhtluspartneri veenmiseks argumente ja loogilist mõtlemist. Head ja loogiliselt struktureeritud argumendid on tõhus tööriist, mille abil oma mõtted teistele selgeks teha ja inimesi veenda. Samas tuleb silmas pidada, et veenvust mõjutavad ka muud tegurid. Juba Antiik-Kreekas kasutasid filosoofid sõnumi vastuvõtmisel 3 aspekti. Eetos ehk maine, paatos ehk emotsioonid ja loogos ehk sisu. Neist viimane, loogos, puudutabki seisukoha sisu, selle struktuuri ja argumente. Eetos tähistab kõneleja isiku maine, teadmiste ja kogemuse rõhutamist sõnumi veenvuse suurendamisel. Paatos tähendab kuulaja emotsioonide esile kutsumist ja nende ärakasutamist oma sõnumi veenvuse suurendamiseks. Argumenteeritud suhtlemisel ei tohiks ka teisi aspekte unustada, sest ka need mängivad olulist rolli sõnumi veenvuses. Millal ja kuidas argumente kasutada?
sellele küsimusele saad vastuse videost, kus tuleb juttu argumenteerimise põhitõdedest.